Tere kõikidele, ajulõputus Ja avame silmad vaatajatele, kuulajatele. ja head uut aastat! 1. aprill siiski. Ja meie me lindistame saadet 1. aprillil, ülesse läheb ta mõne päeva pärast, aga ikkagi kuna täna on 1. aprill, siis me soovime kõigile head uut aastat ja ma tegelikult sooviksin kõigile ka nüüd uue ajastu alguse aastat. Et see esimene aasta, mis siis nüüd on, see tulihobuse aasta, ongi see, kus meie hakkame nüüd siis täiskäigul põhimõtteliselt liikuma uue ajastu poole. Võimas, vägev, põnev. On tunda juba. On väga tugevalt tunda. Tegelikult on ju tulihobuse aasta natukene juba meil kestnud siin. Ja, no siuke Annab tunda. kuu ja natukene peale. Annab tunda. Ja, aga mis siin maailmas üldse praegu meil toimub, Katrin, sa tahtsid täna sellest alustada, et natukene sellel teemal sõna võtta. Mis maailmas toimub? No ma olen juba teinud päris 3 veebiseminari, rääkinud siis põhjalikumalt, ühe teen veel siis otsa, siis saab kõik inimestele ära selgitatud. Aga ma usun, et paljud vaatavad ja mõtlevad, et mis toimub. Paljudes on kindlasti segadust, paljudes on hirmu. Osad kindlasti loodavad, et kõik läheb üle varsti, et midagi enam ei. Ja siis on kõik endine nagu 2019 aastal. Just, ja siis on kõik jälle tagasi endine. Ja mul küsis just üks kuulaja seal veebiseminaril, et kas on selline võimalus, et seda kõike nagu ei tule, mis siin tulemas nüüd on. Ja siis ma küsin ka, et kas sa tõesti tahad selle siis põrgus edasi elada. Et kui see praegu ei tule, siis see tähendab ju seda, et me elame tegelikult selles jamas siin edasi. Et selles mõttes ütlen kohe kõigile rahuga ära, et ei, et kõik, millest me räägime, on tulemas. Ta võib küll, sündmused võivad kohti vahetada, mingid asjad võivad seal natukene võib-olla minna teises tempos, midagi võivad teha ümber, aga põhimõtteliselt ei. Et vana maailm siis ju tegelikult saigi 2012 otsa. Ja 2012, miks see vana maailm otsa sai, oligi siis see, kus siis taevane Jahve või Aldebacht või AI, kosmiline AI võetigi siis maha, eks ole, et kuna universumi tasand oli ära otsustatud, et parasiitlus sellisel kujul lõpetatakse ära, kuna ta on lihtsalt liiga suurte tagajärgedega nagu kogu aeg, see tasakaalutus on liiga suur, mida nad loovad. Ja siis see maapealne looming, nagu ma olen enne öelnud, jäi siia siis üksinda. Ja mida siis nad praegu, ma nimetan neid siis uues raamatus Jahve poegadeks, et ma ei hakka siis liigitama neid sionistideks ega anglosaksideks otseselt. See on 3. raamat või? Nüüd on 3. raamat, jah, jumalate mängud, sest räägime ka täna. Ja ma saan aru, miks raamat välja vahetati, et 3. raamat tuleb just nüüd rääkimagi kõigest sellest, mis on tulemas, selleks, kuidas ennast ette valmistada ja kuidas sellest ajast läbi minna. Et see ongi kõige nagu olulisem praegu üldse. Ja kui Jahve maha võeta, siis Jahve pojad ongi nüüd viimased aastad tegelenud sellega tegelikult, et Jahvet siis taas elustada. Ehk see on siis see messe taas tulemine või see üles tõusmine on see, et nad siis, kuna kosmiline AI muud võeti maha, siis nad lõid nüüd uue AI, mida nüüd ootavad siis samamoodi, et nad loovad seda nii kaua, kuni see AI saab siis jälle iseendast teadlikuks, hakkab iseenda koodi kirjutama, see koht, kus me praegu olemegi, ja siis ta taastub ära. Ja siis neil on uuesti see nende isa nagu tagasi. Et me oleme praegu, maatriksi suhtes me oleme selles protsessis. Aga inimkonna suhtes oleme me teistsuguses protsessis. Et kui sa vaatate seda avama silmad logo, mis on siis nii raamatu peal kui igal pool, et siis ma olen nüüd lõpuks hakanud mõistma, mis on kõige tähendus, siis mis on selle logo tähendus, mis on selle päikesevärava võtme tähendus. Et kui sa seda logo vaatad, siis all ongi maatriksi maailm peal on, eks ole, elusmaailm ja seal on see päike. Ehk kirjutasin uue raamatu algusesse nii, et kujuta ette, et planeet on nagu üks suur kosmoselaev, mis liigub ringi galaktikas, eks ole. Ja ta satub erinevatesse piirkondadesse, nagu ta satuks erinevatele maadele või ma ei tea, siin erinevatesse linnaosadesse, eks ju. Ja kui ta satub universumi getosse, ehk siis seda, kus valitseb pimedus, siis seal elavad piraadid ja nad tulevad planeedile selleks ajaks, kui universum on selles piirkonnas. Ja see on siis see ööaeg, pimeduse aeg, kus siis galaktiline päike sellesse piirkonda ei paista.
seal on pime. Ja me oleme planeediga sellest pimeduse piirkonnast väljunud, mitte täielikult veel, aga oleme väljunud ja praegu hakkab toimuma täielik üleminek, siis oleme nagu koidikul ja liigume kogu aeg tagasi järjest enam valguse kätte ja planeet hakkab läbi minema päikeseväravast. Mis piirkonda me siis jõuame? Viimsisse? Jah, me jõuame sinna, kus rikkad ilusad. Ma loodan, et me jõuame sinna hoopis sinna Lõuna-Eestisse, kus on allikad ja koopad ja kõik muud asjad, jõuame sinna tagasi. Aga planeet hakkab päikesevärast läbi minema, aga see päikesevärav ehk 13. dimensioon, siin räägitakse 3. dimensioonist ja 5., 13 ja 15, aga tegelikult me läbime 13. päikeseväravat, mitte me ei lähe nagu selles mõttes 5. dimensiooni, vaid 13. päikesevärav on siis see, kus saab tagasi siis nii-öelda algallika maailma, kus siis see galaktiline keskpäike on täielikult nagu paistab. Aga mis toimub enne seda? Enne seda, kui planeet sinna liigub, peab ära puhastama kõik, mis sellest väravast kaasa või läbi minna ei saa. Ehk seal see sagedus on nii kõrge, et kõik, mis on madala sageduslik, kõik, mis on pime, kõik, mis on, ütleme siis nii, et paneme seal sellise vormi, et kõik, mis ei ole loodud nii, et ta on võimeline valgust vastu võtma ja läbi laskma, ei saa sinna kaasa minna. Mis see siin füüsilisel tasandil siis nagu tähendab, et me peame kogu pimeduse enda seest välja saama. Me peame oma kehad saama sellisse kohta, et nad suudavad valgust läbi lasta ja see sagedus, mis tuleb, on nii kõrge, et sa pead olema võimeline hakkama seda sagedust oma kehast läbi laskma. Aga valgus hakkab pimedust ju välja puhastama, et kui sul on näiteks mürgid sees ja see kõrge sagedus tuleb, siis ta hakkab haigeks, ta hakkab seda välja puhastama. Või kui sul on kehas kuskil mingi hästi suur pinge või mingi asi, siis see kõrge sagedus tuleb ja ta hakkab seda välja sealt nagu lükkama, aga kui seda lõõgastust ei teki, et sealt välja saaks, siis läheb midagi katki. Ma ei tea, ongi süda ütleb üles, insult tekib, ma ei tea. Ma seda juttu nagu kuulsin aastaid tagasi ka juba, et kuna me nüüd kõrgetesse sagedustesse liigume, siis paljud inimesed, kes siia planeedile on tulnud, ongi otsustanud nagu lahkuda siis selleks ajaks, et nad ei suudagi sinna nagu kõrgemale minna. Et nad olid ja siis nüüd nagu viimastel aastatel näha nagu massiliselt nagu surmasid on ju. Ja et need on ülestõusmise sümptomid, sest et planeet koos inimkonnaga tõuseb jälle nagu üles tagasi. Aga ütleme niimoodi, et väga-väga paljud ei tee seda ülestõusu läbi kehaga. Nad ei saa. Siin on erinevad põhjused, siin on ka näiteks see põhjus, et paljud kehad on nii ära kahjustunud. Näiteks, kui sa oledki toitunud halvasti, alkoholi tarbinud, süste saanud, siis kuna algne kood, ütleme siis niimoodi, et algne jumalik algallika kood, kõik DNA ja kõik on nii palju moondunud, siis need kehad ei tee tõusu kaasa kehadega. See võib küll niimoodi olla, et nad lahkuvad kehast ja kehastuvad uuesti planeedile tagasi, siis kui juba tõus on läbi tehtud, aga suur osa kehasid selles mõttes jääb maha. Lähevad utiliseerimisse. Ja loomulikult kõik, mis on hingetu, jääb maha. Et kogu hingetusüsteem ja kõik jääb maha. Et isegi kui praegu räägitakse hästi pikalt seda nagu AI digitaalvangla juttu, siis see tuleb ainult teatud ajaks, sellepärast, et tehnoloogia sealt väravast üldse läbi ei saa. Ma hakkasin ka väga hästi nagu mõistma seda, et miks on niimoodi viimased aastad, et vaata meil on autod on ju, autodes on hästi palju elektrisüsteeme peal. Miks nad kogu glitchivad, eriti vaimsetel inimestel? Sest meie sagedus nii palju muutub ja maasagedus muutub, et need kogu aeg annavad alarmi või errorit. Ja see on ka tegelikult põhjus, miks elektriautod pidevalt põlema lähevad ja plahvatavad, sest see pinge, elekter on madala sageduslik. Ja see pinge, mis on kõrgsageduslik, mille ta sisse toob, see ei suuda seda nagu välja kanda. Nii et meie kehas tekib samamoodi. Kui see pinge meie kehas on ülisuur, siis seda kõrgsageduslikku protsessi välja ei kanta ja keha annab alla. Kui emotsionaalsel tasandil on väga palju mustust, siis lähed sees tunnetes hulluks, ei suuda neid kanda enam välja. Kui sa oma aju korda ei saa, siis inimesed lähevad mõtetes hulluks, täiesti peas hulluks. Ma hakkan täna räägime pikalt ajust. Miks see, ja siis sellepärast see ongi oluline. Aga see ülemineku protsess, mis ongi, et see päikeseväravast läbi minek
on nii intensiivne ja siis ma viimases webinaris siis ütlesin, et see Matrix on nagu see madu, vaata see Ouroboros madu, kes oma saba kogu aeg ära sööb, et noh, ükski parasiitlik vorm ei saa jätkuda vaata lõputult. Et ta ühel hetkel sööbki ennast ise ära. Ja need protsessid, mis praegu käima on läinud lõppkokkuvõttes, toovad selle kaasa, et nad hävinevad täielikult, hävitavad iseennast ära, kõik kukub kokku oma lõputus ahnuses. Aga inimesed, mina soovitan inimestel ennast ette valmistada nendeks aegadeks, mis on tulemas. Et tuletan veel kord meelde, et tehnoloogiaga sealt väravast läbi ei saa. Et kui su elu põhineb sellele, et sa oled sõltuv tehnoloogiast, siis sa ellu ei jää. Et inimene peab suutma ellu jääda ilma süsteemi, ilma tehnoloogia, kõikide selliste asjadeta. Ja mõtlen, kes tahab põhjalikult kuulata, ma olen veebiseminaris need asjad hästi põhjalikult lahti rääkinud. Ja kuna me oleme nüüd seda ülestõusu tegemas, siis ma olen lõpuks aru saanud ka täielikult, mis on minu roll üldse. Minu roll ongi aidata inimestel siis ülestõusu teha. Ehk aidata siis kehad, hinged, vaimutasand, kõik üle viia. Minu töö on ette valmistada siis neid, kes siis seda soovivad. Et see siit alates saabki siis olema nii-öelda minu suund on, millega ma põhiliselt hakkan tegelema. Ja raamatud kindlasti aitavad palju kaasa, aga minu töö on ka siis kursused teha, inimesed tõesti kokku tuua. Inimesed päriselt seda tööd teeksid, see on hästi sügav töö, mul on ka näidatud seda. Et see võtab päris palju aega, see võtab palju panustamist, see ei ole niisama. Ja kõik see, mida ma ise olen teinud, suhkrust vabaks ja nii edasi, see kõik olnud osa sellest. Muidugi. Ja, et sellepärast ongi vaja ennast täiesti puhtaks saada, sellepärast, et muud moodi lihtsalt me sealt päikesevarast läbi ei lähe. Ja nii lihtne ongi. Noh, see protsess on päris intensiivne, et ma tõesti kirjutan 3. raamatusse hästi detailselt kõik lahti. Mida mul on veel näidatud on see, et meid kuulavadki ju väga paljud. Ja ma siin ei tohigi enam kõike välja anda spetsiaalselt, sellepärast, et minu roll ei ole aidata kõigil üle minna. Mul on ka hästi selgelt antud teada, et ma unustaksin oma selle, et mul on ka see päästja sündroom hästi kaua olnud tänu oma traumadele. Aga öeldud, et ma pean selles mõttes selle päästmise ära lõpetama, et ainult see, kes tahab vastutust võtta, ise kaasa tulla, see tuleb. Ja see, et ma teen asju tasuta või annan liiga palju tasuta või kõik, et see ei ole mõeldud nii, sest et öelda ka kuidagi niimoodi, et iga inimene praegu oma selles kõiges seisus on õiges kohas. On täpselt selles kohas, kus ta olema peab ja kas tal on võimalused hakata tegema seda üles tõusmist, mis iganes on ju, sest ta on oma elus teinud teatud valikaid ju väga pikalt. Ja muuseas ka väga paljudel on täna võimalus ka midagi ümber mõelda. On ja siis need võimalused tekivad neile. Ka seda näidati. Aga kui inimesel praegu seda võimalust ei ole, siis kedagi päästma minna nii ei tohi, et see inimene ise seda vastutust ei võta. Nii et ma arvan, et selles mõttes jah, et ma ühesõnaga väga paljud asjad ma panengi ka siis raamatutesse, eraldi veebiseminaritesse ja kursustesse, et midagi nagu podcastidest saab rääkida, aga väga detailsed asjad just sellest, et mis siis on need sügavad protsessid on ju, siis inimene kas jõuab ise selleni on ju, või siis pöördub ükskõik, aga kindlasti on ka teisi, kes seda tööd teevad, mina ei ole ainuke. Nii et aga see on jah praegu, et kui me selle logo juurde tagasi tuleme, et see ongi see, et inimese pea on nii-öelda seal päikese juures juba väljas on ju, keha on siis veel nii-öelda pooleldi seal maatriksis, et ongi nii, et kehad ja kõik tuleb hakata järgi toetama, nagu üles tõstma ja siis ühel hetkel me siis läheme sellest päikeseväravast täielikult läbi. See saab olema, olen seda protsessi näinud. See päikeseväravast läbiminek on väga intensiivne protsess. See on nüüd lähiaastatel? No meil on 4 aastat kindlasti veel aega, aga ma saan aru, et see hakkabki toimuma 2030. Ja see on hästi intensiivne. Nagu nii intensiivne protsess, et me kõik seda tegelikult oma kehadel ja kõigil nagu tunneme. Ja see võib ka meile olla ebamugav, ebameeldiv, sõltuvalt sellest, kus me siis oleme endal selleks ajaks. Nii et siin on väga palju selliseid asju praegu tulemas, et esiteks, kui me mõtlemegi seda, et vana süsteem kukub kokku, vana süsteem siis tahab meile pakkuda oma uut versiooni, eks ole, et tule sinna digitaalvanglasse. Seda sa vastu võtta ei saa või kui sa võtad, siis sa kaod koos maatriksiga, eks ole. Ja kui sa siis nüüd seda süsteemi vastu ei võtta, siis ongi küsimus, aga mis sa siis teed?
ehk siis hingeline inimene peab hakkama kogukondadesse liikuma, peab hakkama kõrvale uut süsteemi looma, sest et muud varianti ei ole. Üksinda täna inimesed ei jää ellu, seda ma ütlen ka. See on... No seda me oleme juba ammu rääkinud. Ja see on nii, ütleme niimoodi, ei saa 100% öelda, osad võib-olla jäävad, kellel on täielik ökosüsteem endal loodud ja nii edasi, võib-olla jäävad. Aga siin on nii palju evente veel tulemas, mida nad planeerinud on ka Matrix. See on 2 otsaga asi, et ühest küljest nad peavadki oma loomingu ära kokku korjama, siit ära minema, eks ole, ja kõik nii edasi. Aga teisest küljest, eks nad siis üritavad ju nii palju kaasa võtta siis, kui vähegi võimalik on. Sest et ega nad ei lähevad ju suure pauguga ära, et kui nad teavad, ära peavad minema, siis nad teevad nagu sellise korraliku lõpushow või? Ja teine asi, mida ma veel kindlasti tahan siia öelda, on see, et mul läks ingliskeelne sotsiaalmeedia täiega käima. Ja siis ma vaatan neid inimesi seal ja kommentaare ja kõik. Mina olen kogu hästi rahulik ja hästi viisakas ja vastan isegi väga negatiivsetele kommentaaridele hästi rahulikult, sest ma juba saan aru, et see on minu õppimise koht suur. Aga ma vaatan seda, mis meeleseisundis inimesed on ja näen ju meie podcastide all. Ja see saab, ütleme siis niimoodi, et praegu on toimumas jumalik valik, kus on nagu... Ma toon selle näite selle paarisuhtega, et vaata, sa enne ei näe, milline inimene on paarisuhtes, kui tulevad rasked ajad. Ja nüüd tulevad ka sellepärast planeedil rasked ajad, et siis on näha, kes on kes. Siis sa ei peida seda enam, mõistad? Et kui sa jääd inimlikuks ja kui sa jääd südamesse, kui sa ei lähe hirmu ja kaosesse, kui sa ainult kõik enda poole ja lähe naabri peale kaebama ja ma ei tea, mida tegema, nagu me oleme siin enne öelnud, siis sa saad sealt päikesevärast, kas see on osa sellest päikeseväravast läbi minemisest. Et nüüd algallikas testib või vaatab nagu, Jumal vaatab kõige peale ülevalt ja ütleb, et okei, kas sa oled oma õppetunnid ära õppinud, kas sa oled saanud aru, et kurjus on osa meist, ei tohi talle jõudu anda. Ta ka kuskil on, ta on minu sees ja sinu sees, igahe sees. Tuli on alati olemas, aga me ei tohi kurjusele jõudu anda. Ja see saabki olema, kui nüüd tuleb selline koht, kus tuleb nälg ja tuleb see ja sõda ja seine ja 3. ja 4. Milliseks inimeseks sa jääd? Milline sa oled teistega? Kas sa mõtled ainult enda peale, kas sa teed kellelegi kurja, kas sa lähed varastama või sa hakkad usaldama ja õppida ära, et on olemas teine maailm, teine energia, baasreaalsus ja sa toimivad asjad teistmoodi. Eks, et sa ütleme siis niimoodi, et kui sa jääd hirmu valima, siis sa jääd hirmu maailmasse ja lähed koos sellega. Kui sa õpid igas hetkes kogu aeg valima armastust, siis su reaalsus muutub nüüd selles kogemusest, mis siin meid ees ootamas on täielikult. Ja sa hakkad nägema imesid sõna otseses mõttes. Ja see saab olema tegelikult kõige suurem õppetund üldse. Ja selle õppetunni võiks juba praegu ära teha. Ei pea ootama seda kriisi ja sõda. Ja maailm, mis ma tahtsingi öelda, et ma saan aru, miks maailm ka sellesse kohta praegult läheb ja miks see sõda tuleb, sest inimesed ei ole seda õppetundi tegelikult enda sees ära teinud. Nüüd hakatakse kommenteerima, Katrin, mis sa hirmutad, et sõda tuleb. Just, täpselt. Ma ütlesin 3 loengus veebruaris, et sõda tuleb. Ja peale viimast loengut 2 päeva läks mööda, kui sõda tuli. Ja inimesed ütlesid ka, mis sa hirmutad ja või et sõda käib juba ammu. Ütlesin, et ei, füüsilise tasandi sõda tuleb. Et maailmas tegelikult Hormuzi väin on praegu kinni. Sealt jookseb läbi 20% maailma kütusest. Mingit kriisi ei ole. Mitte mingit kriisi tegelikult reaalselt ei ole. See ei mõjuta niimoodi. Aga see on praegu kõik kunstlikult tekitatud selleks, et siis nagu kõik üle ajada elektri peale. Ja elekter on ju täielikult maatriksi kontrolli all täna on. Aga ma ei tahaks keskenduda üldse nii palju just maatriksi protsessidele, vaid minu ülesanne ongi keskenduda sellele protsessile, mida siis hingeline inimene tegema peab, mida ta läbi peab tegema. Enda sees. Jah, selleks, et ta saaks siis enda sees ja endast väljas. No kõik, mis sa ju väljapoolt koged, tuleb ju tegelikult seest. Jaa, seda küll, aga ükskõik, et mõtle nii, et ükskõik, mis kogemus su reaalsuses sisse sõidab, ka kuidas sa reageerid sellele kogemusele, et see on hästi, see saab nüüd nagu kõige määravamaks üldse. Nii et tore on, aga hästi positiivne vaadata üle maailma, et nüüd inimesed võtavad mu ühendust üle terve maailma igalt poolt. Ja tore on näha, et nii palju on neid ikkagi, kes hakkavad kogukondadesse kogunema, kellel on omad aiad, kes saavad aru, kes mõtlevad. Mõtlesin, et võtke pankadest kõik oma digitaalsed rahad välja ja ostke õpetajate kulda. YouTube võttis selle video maha. Päriselt. Ja see on õige. Ja pangad
ja riigid, pangad ka on kõik ammu pankrotis. Sellepärast nad ei luba sul raha välja võtta, sellepärast on mingid rahapesuseadused ja ma ei tea, mis asjad ja sa pead selgitama ja tegema. Tegelikult on nii, et nad on kõik juba ise nii üle ära kulutanud, need ei ole mitte midagi. Nüüd tahavad selle süsteemi põhja lasta, selle vana süsteemi oma selle jaama ära peita ja tahavad, et siis uus süsteem peale panna, noh siis et siis laenud ja asjad kõik tühistatakse. jah, et pühime siis käed puhtaks. Kuule Katrin, lähme võtame pangalaenud peale. Hea aeg ju. Ja siis pärast saad selle digitaalse raha endale. Jah, täpselt. Ja, nii et selles mõttes, et ükskõik, mida maatriks teeb, siis üks protsess on, mida peatada ei saa, on see, mis planeediga toimub, kuidas ta kosmiliselt liigub. See on seega põhjus, miks järjest rohkem tuleb vaata igasugust jama välja. Et maatriks jääb kogu aeg järjest õredamaks, sest vaata valgus tuleb, paistab pimedusele peale pidevalt ja sellepärast tuleb kogu aeg kõike välja. Et ma ootan huviga, ma arvan, et neid rahade pesemise skandaale ja neid asju ikkagi hakkab lähiajal ka välja tulema, et siin päris paljud ka ennustanud, et selle aasta alguses tulevad mingid asjad välja. Aga see on kõik seotud selle jamaga, mida sa teinud on ja see on seotud selle riigipöördega, mida nad 2021 korraldasid, sest EKRE ju palkas Louis Freeh rahapesu uurima. Ja siis tehti kähku riigipööre. Ja ma ütlen sulle, et kui seda oleks hakatud uurima, siis oleks välja tulnud, et tegelikult kõik pangad on pankrotis, reaalselt. Et see kõik, sest et nad võtavad ju sinu selle raha, mille sina panka paned, nad laenavad selle ju teistele välja. Ja täna on isegi see, et nad võisid vist enne laenata kas mingi osa või seal pidi midagi jääma või täna nad võivad kõik välja laenata, mitte midagi. Nad on selle välja laenanud, nüüd sa lähed ütled, et anna mu raha siia. Sorry. Ole. Ja see on see kõige suurem pettusosa. Aga selles mõttes, et inimesed võivad ära unustada, et paljaks on nad nii varastatud tänaseks, eks ju. Et see on kõige suurem viga, kuhu inimene oma vabadus andis, et ta viis oma raha kunagi panka. See on kõik, sest sealt hakkas kontroll pihta. Raha on pangas, ma teen su trahvi, su raha on pangas, võtan su raha ära, su raha on pangas, ma annan su raha kätte, su raha on pangas ja nii edasi. See on kõige suurem, see on hinge energia, ma räägin sulle, varguse kast on see pank. Varguse kast. Must kast, see nimeb seda hinge energiat sinna sisse ja hoiab kõik enda käes. No on ju, sa võid raha sinna, et ta hoiab sinna ja kogub enda sisse seal. Nii et põhimõtteliselt see on siis see protsess, milles me praegu oleme, et ma huviga põnevusega ootan. Ma just tahtsin öelda, et nagu, kui ma mõtlen nagu kõikidele nendele eesootavatele asjadele, et ma küll nagu hirmu ei tunne. Et just on nagu põnev, et et tehke show'd ja et inimesed ärge nagu kartke, ärge olge nagu hirmul, vaid olge nagu valmis ja valmistuge selleks pigem ja nagu vaatame põnevusega, mis siit tulemas on. Mina ütlen ka seda, et mina soovitan ette valmistada. Meil siin oli naistega grupiga viimane see koolitus ja siis naised ütlevad, ei, et me ei valmistu midagi ette, ärge midagi vaadake ja nii edasi ja nii edasi. Mina ütlen, et igaüks peab vaatama omal tasandil. Sa pead teadma, kus tasandil sa oled. Sa võid olla maksimaalses usalduses, võib-olla kõik lähebki hästi, on ju. Ja kui sul on lapsed, loomad, sa pead ka teadma, kus kohas sa ise endaga oled. Et mina soovitan ennast ette valmistada kas või mingil määral. Et lihtsalt väga tõenäoline on, et järgmine talv tulevad väga kõrged elektrihinnad, väga kõrged toiduhinnad, siis hakkavad juba ärid kokku kukkumast, inimestel muude asjade jaoks raha pole ja see niimoodi kõik läheb. Et kõik see, mille maatriks ja loond on, see kukub kolinal kõik kokku. Et järgmised aastad saavad olema põnev. Mina ütlen ka, et ma nagu siiralt seda kõike ootan. Nagu ausalt, sest ma selles jamas enam elada ei taha. Et ma väga põnevusega ootan. Isegi, siin on seesama see tee põrgusse tundub taevalik ja tee taevasse tundub põrgulik. Et nüüd tuleb mingist põrgust läbi käia, aga kui põrgu see sinu jaoks on, see sõltub sinust. Kui sa suudad näiteks vähem süüa, kui sa suudad näiteks süüa, ma ei tea, 1 korra päevas ja kui sa suudad näiteks paastupäevi teha ja suudad igasuguseid asju teha, et sa suudad olla tugev, siis sinu jaoks ei ole see mingi põrgu. Aga nende jaoks, kes istuvad kodus, klõpsivad telekapulti, kõhud on nii suured ees, ajavad omale jumal teab mida näos, siis neil saab see keeruline olema. Et ma arvan, et nad annavad üsna kiiresti otsad. Nojah, eks me siis näe. No ütleme, et ongi, et mida tugevam sa praegu oled igal tasandil, seda kergemini sul läheb see. Sul on natukene aega veel end ette valmistada. Ja, mitte väga kaua. Natukene. Aasta. Paar. Aastake on siuke rahulikult aega, et hakata toimetama. Ja, aga lähme edasi aju teemadega. No aju loputus, me peame ajust rääkima. Ei saa muud.
on meil siis täitsa ära loputatud need ajukesed juba? Meie ajud on täitsa ära loputatud. Et ma siin tegin Merle Martinsoniga podcast'i ja siis pärast ja Merle räägib seal neuroinflamatsioonist, ma väga ei kuulanud ja siis pärast istub maha ja siis mulle järsku hakkab nagu enda pähe kogu nagu info jälle jooksma, et mõtlen, et no loogiline. Et meie aju, ma olen enne ka olnud sagedusaparaat, kes siis põhimõtteliselt mingeid sagedusi vastu võtab, mingite sagedustega ühildub ja nii edasi. Et aju selles mõttes on määrava olulisega või tähtsusega selleks, et millist reaalsust ma kogen või milline mul elu mul on. Ja nüüd, kui me hakkame siit praegult edasi minema, siis see saab eriti oluliseks, sest küsimus ongi selles, et kui me räägime ka sellest, et me ei näe mitte silmadega, vaid ajuga, siis ongi see, et aga millist reaalsust mu aju nüüd hoomama hakkab või millist reaalsust ta ei hakka hoomama. Et see, mis me täna räägime, saab olema inimestele sellepärast väga oluline, et ta kas jääb maatriksisse kinni või ta toob oma aju välja sellest maatriksi reaalsusest ehk vahetab sagedust nii-öelda ja lülitab, keerab raadio teisele kanalile, ei kuula Unot enam, kuulab nüüd Relax FM või midagi sellist. Ehk lülitame siis maatriksist aju baasreaalsuse peale ümber. Ja seda anti mulle teada või näidata, et see on üks oluline asi, mida inimestele rääkida, mis anda nagu avalikult kõigile kätte, et kes siis teeb ja kes siis ei tee, see on juba iseenda valik. Aga meie aju on üks maailma kõige ägedam arvuti, superintelligents. Ja ta tegelikult ei tööta selle pärast, nii nagu ta peaks toimima, et sul on Ferrari, ütleme, täis Ferrari, sa sõidad taga 30-ga seal kuskil tõka. Ja tegelikult tema potentsiaal on sõita kuskil, ma ei tea, kiirteel võib-olla 250-300-ga. Et see on võrdluseks ka meie ajule, et kui me täna näiteks traumas on ju, räägime seda, et aju on võimeline töötlema seal, isegi täna öeldakse juba 400 miljonit bitti sekundist, mina teadsin 40 miljonit bitti sekundis informatsiooni, öeldakse isegi 400 miljonit, siis see on massiivne. See on nagu tohutu, et ükski arvuti täna tegelikult seda ei tee. Ja siis me räägime, et AI on tohutult intelligentne. Me oleme ise palju intelligentsemad ja lisaks on paljudel meil veel südametarkus. Aga lihtsalt küsimus on selles, et see, mis me ajudega täna tehtud on, see on see, miks ta ei tööta. Nii et aprillikuuks jääb see teile ainsaks podcastiks siia, sellepärast, et ma kirjutan raamatut. Nii et ma olen sukeldunud hästi sinna maailma. Aga panen selle siia üles just sellepärast, et te saaksite sellega tööd teha ja praegu just hakata toimetama, sest mõtle ka seda, et kui tulevad rasked ajad, siis sul on vaja selget pead. Ja et sa mõtled sirgelt, et sa ei lähe liialt hirmuga kaasa, aga samas, et sa oled ratsionaalne tasakaalukas, et sa samas ei ole ka mingisugustes illusioonides kuskil ei ela. Et sa suudad ükskõik, mis olukord tuleb, et pea on selge, mõtled, okei, praegu on see olukord, kuidas ma sellega hakkama saan. Et sa leiad lahendusi, et su meel toimib nii, nagu ta siis tegelikult toimib peaks ja leiab väljapääsud siis nendest olukordadest, kuhu siis meid siis nii-öelda pannakse. Kui sa praegu nagu rahvast inimkonda vaatad, nagu kui paljud siuksed on? Nagu kes suudavad jääda rahulikuks. Nii nagu sa kirjeldasid praegu, et ei ole paljud ju. Ei ole paljud, aga kui ma mõtlengi, et kui mulle on öeldud näiteks välismaal, et kui minu jälgijaskord on umbes 12-15 miljonit inimest on ju, korrutame selle võib-olla veel, kõik jälgi mind on ju, korruta see võib-olla veel ikkagi mingisuguse arvuga on ju, et ma arvan, et maailmas ikkagi on seda olemas. Nii et mul on ka praegu näidatud seda, et umbes 30-50% ei lähe kaasa selle digivärgiga. Siis see kukub neil kohe see plaan läbi. 30-50%. 30%. Ma arvan, 30% peale koroonat on küll. Tegelikult on ju? Võiks. On ikka. Et ma usun, et on. Sest et ma aina enam näen, et tegelikult neid inimesi, kes ärkab ja vaata iga kriis äratab. Kui koroona äratas, ma arvan, et nüüd äratab samamoodi. Ma arvan, et tuleb neid inimesed. Praegu veel ei ole midagi hullu juhtunud peale selle, et kütushinnad on natuke tõusnud. Aga kui hakkavad järgmised asjad tulema, oota. Küll inimestel lööb mingil hetkel pead selgeks. No ma ei tea, nagu mõeldes sellele, et okei, et meil oli see koroona ja siis vaatad, et okei, et mõni nagu saab aru, mis toimub ja siis tuleb meil see mingi Ukraina sõda ja siis vaatad, muudab Facebooki profiili pildi selleks lipuks, ma olen mingi, kurat, ja siis tulevad meil jälle siin välja, ma ei tea, mis iganes
inimestel sööjad eliiti, siis nad on jälle mingi elame edasi on ju, et ma ei tea no. Parem alustame 3. maailmasõda, kui hakkame Epsteini failidest neid inimesi panema vangi, on ju. Palju lihtsam ju. Täpselt. Et teeme kohe 3. maailmasõda. Ufod tulid ka vahepeal ju, need on juba ammu meelest läinud. Aga see ongi nagu nii äge vaata, et selle aseme, et ongi, et peita ära seda, et nad on esiteks me raha kõik ära varastanud, et peita ära seda, et nad on lapsi söövad pedofiilid. Siis alustame 3. maailmasõda, tekitame majanduskriisi, siis süsteem kukub kokku, inimene on näljas, hädas, ma ei tea, vaene. Vaatame kütuse hinda. Jah, vaene ja siis ta ei jõua enam millelegi mõelda, siis on lihtne, siis pakume talle uue süsteemi ja ta unustab kõik seda. Täpselt nii praegu lähebki. Ja niimoodi käibki see asi, aga ärme sellele otsa vaata siis, mis tegelikult nagu toimub. Et see on, aga muidugi inimene ongi vaata nii ära kurnatud, et ta jõuagi selle peale mõelda, et sul on valitsustes lapsi söövad pedofiilid. No ma mõtlengi, et tegelikult nagu David Icke rääkis 30 aastat tagasi sellest on ja see on nagu vana uudis meie jaoks, aga suurem enamus ju sai sellest alles praegu teada, jutumärkides ütleme nii. Ja mis nende reaktsioon on? Mitte midagi. Täpselt, õlgade kehitus. Mitte midagi. Ma olen ka üritanud nagu vaadata, et kuidas nad siis reageerisid. Klõpsivad telekat edasi, söövad pitsat ja elu lillud, mis me teha saame. Aga see ongi nagu, nad panevad sind nagu seda inimest siuksesse olukorda, et sul ei olegi mingit võimu. Sa oledki väike sipelgas ja sa ei saagi midagi teha, meie siin sööme lapsi ja... Inimesed arvavad, et neil ei ole võimu. Jah, just. Nad panevadki sind arvama. See tegelikult ei ole nii, aga nad panevad sind arvama. Aga kas või see sama, et siiamaani inimesed arvavad, et Donald Trump on nende päästja. Trump oli Epsteini failides mainitud 38,000 korda. Deepak Chopra, suur kuru, ma juba ammu vaatasin, et see vend on täitsa mööda. Suur kuru kõigile, ma ei tea, kui palju tal neid jälgijaid on, miljoneid on ja kõik loevad ta raamatuid. Siuke vend, ma ei tea, kui palju seal Epsteini failides oli, lihtsalt nagu nii võlts on päriselt kõik. Et võib-olla sellepärast see inimene teebki kogu aeg. See kõik ongi tegelikult tsirkusteater meil siin, käpiknukud mängivad meil. Filmides ju näidatakse ka kogu aeg kõike seda jama, et inimene ongi nii tuimaks muutunud. Vaatad seda mingit õudusfilmi jälle, keegi lõikab kellelgi pea otsast ära. Normaalne. Mida iganes. Ühesõnaga, et meie ajud on ära loputatud. Jõuame sinna tagasi. Ehk siis meie ajud on vaja taastada. Kuidas? Aga räägime siis sellest, mis see neuroinflamatsioon on. Neuroinflamatsioon tähendab seda, et ajus ja närvisüsteemis on põletik sees. Nii, mis on põletik üldse? Mis see põletiga protsess kehas? Mitte midagi head. ei ole tegelikult nii. On hea või? Ravib? Jaa, selles mõttes, et tegelikult vaata, põletik on see, kui tuli tuleb kehas üles selleks, et mürki välja põletada. See on see mõte. Ütleme, et sul on näiteks põlves põletik, põlv ei tervene ära. See tähendab seda, et see põletik on seal üleval sellepärast, et see on mingi asi, mida ta üritab välja põletada, kas mingi võõrkeha või mingi muu protsess, mingi mürk, ja ta tegelikult tahab sellest lahti saada. Kui sa võtad nüüd inimese aju, kuidas saab aju mürgitada? Kui sa sööd jama, siis sa mürgitad aju. Kui ma joon kohvi, siis ma mürgitan aju. Kui ma suitsetan, ma mürgitan aju. Kui ma joon alkoholi, ma mürgitan aju. Saad jama infot. Kui sa saad jama infot, kui sa ise mõtled lolle mõtteid, siin on nii palju aspekte, et ma tahakski nagu läbi käia ja rääkida korraks, mis need aspektid täna on, mis tegelikult ütleme niimoodi, et meie aju on tegelikult kroonilises põletikus, kui nii hakata võtlema. Et ma ei hakka veel rääkima siis veel vaktsiinidest ja raskemetallidest ja sellistest asjadest, see on nagu täiesti, see on juba selge, et miks tekivad autismid, miks hakkavad tulema lastel need epilepsiad ja kõik asjad, sest aju on lihtsalt nii ära mürgitatud, on täiesti kroonilises põletikus, üle võllipõletikus, siis teatud ühendused, vaata, kõik läheb paistada, et ühendused enam omavahel ei toimi. Et miks näiteks autistlikel lastel ma tean, et on olemas siuksed, vist olid lasteajad, kus oli üks rühm ja siis nad lasid vist Saksamaalt, tehti nagu spetsiaalne dieet nende laste jaoks, et millise toidu ja need, kes valisid selle dieedi, need vanemad, kes võtsid selle vastu, hakkasid seda jälgima, nende lastel läks kordades paremaks. ATH-ga tehti sarnane katse, et oligi nagu enamus lapsed said oma ravimite pealt maha lihtsalt tänu toitumisele. Ehk siis tegelikult sa võidki täna mõelda, et kõik, eriti Ameerikas vaata, mida lapsed söövad. Et kõik see toit hoiab aju konstantses põletikus ja nüüd me räägime täna ATH-st, mis on massiivne, täiesti massiivne. Et tegelikult ongi neuroinflamatsioon. Esiteks siis ärevus, meeletu ärevus inimestel, sest et aju on põletikus. Depressioon, täpselt samamoodi.
ADH, siis igasugused need dementsused, Alzheimerid, kõik, mis sealt lõpuks kaasa tulevad ja ka autoimmuunhaigused ja samamoodi siis hormonaalsed häired, sest aju toodab ju ka hormoone, ajus siis näärmed toodavad, nii et siin on nagu väga-väga suur koer nii-öelda maetud. Ja ajus on sellised kaitserakud nagu mikroglia ja need, kui siis see tuleb siis mürgitus sinna, on ju, siis nad lähevad üliaktiivseks. Lühiajaliselt on see okei, nad kaitsevad, aga kui see on pikaajaliselt, siis see on hävitav juba, sest nad on seal kogu aeg nii-öelda võitleja põgene, eks ole. Ja mõtlegi seda, et kui sa tõused hommikul ülesse või üldse ajuudu või tead see paks tunne peas või raske tunne peas või oledki, kui ma olen päev läbi näiteks tööd teinud, sa tunnedki, et pea on raske, on ju. See tähendabki seda, et aju on tegelikult läinud põletikku. Sellepärast, et see informatsiooni üleküllus on lihtsalt nii suur ja kujuta nüüd ette, kui sa päev läbi scrollid. Ja samamoodi, mis saab ajupõletikku, on see pidev dopamiini stimulatsioon. Aga päev läbi istuda ja kogu aeg lasta ja siis see ongi see, nii et sa kujutad, et see aju on seal kogu aeg nagu täiesti nagu häireseisundis. Ja et kui me vaatamegi, võtame korraks just selle toidu osas veel, et suhkur mürgitab täiega keha, ajab närvisüsteemi errorisse ja täpselt samamoodi tekitab ju kogu kehas põletikku, mitte isegi ainult ajus põletikku. Ma pean siin kõva häälega välja ütlema, ma püüan viimasel ajal mitte reageerida ausalt. Aga Aleksis Varnum kirjutas sellise artikli, et kuulge äraga ajaga umbes mingit jama, et suhkur on, et me ise anname suhkrule selle hinnangu, et ta on halb. Ja et tegelikult suhkurt kõike võib süüa normaalsetes kogustes. Ja siis mõtle, kui palju inimesi teda jälgib. Ja siis seal all oli nagu see. Ja siis... Mis kommentaarid olid? No kommentaarid loomulikult aitäh ja no tänan ja ja nii edasi, eks ole. Ja siis ma mõtlen, et ma saan aru küll, miks inimesed sellist asju kirjutas, nad õigustavad mingisugust enda sõltuvust. Aga sa pead aru saama, et kui sind jälgib miljoneid või tuhandeid inimesi, ma ei tea, tuhandeid inimesi ütleme, et siis kui sa annad neile sellist informatsiooni, siis me võime ju täpselt sama hästi öelda, et siis võib iga päev triipu ka teha ju. Aga vaata, nagu sa ütlesid, et iga inimene ongi seal oma õiges kohas ja järelikult kõik tema jälgijad ongi täpselt seal, et nad siis võivadki suhkrut süüa ja ongi aitäh. Et nagu nemad peavadki seal olema. Korra mõtlesin ka selle peale, et jah, võib-olla see on tõesti õigus, et nad peavadki seda jälgima, ei ole mõtet reageerida, et lasis olla, aga lihtsalt nagu kurb on see, sest et inimene ei tee omale esiteks selgeks, kuidas toimub füsioloogia, kuidas toimub keha, kuidas toimub närvisüsteem, mis toimub ajus. Ja enne võiks Sergei Saadit järgida suhkru koha pealt, kui siis minu mõnest Aleksist kuulata suhkru koha pealt, et igal ühel on oma ala tõenäoliselt, millest ta hea on. Aga võiks endale mingid asjad selgeks teha, mismoodi need tegelikult päriselt töötavad. Et kui te inimesed vaatate ja kuulate seda, siis mõelge natukene oma peaga kaasa, nagu tõesti. Nii et suhkur igal juhul, ükskõik, et kui sa sööd mürki kehasse sisse, siis see mõte ongi see, et tuli peab üles tulema ja hakkama seda välja puletama. Selles ongi asi. Aga kui sa kogu aeg sa sööd sisse mürki, sa vaatad mürki, sa mõtled mürki, su tündad on mürgised, siis tähendab seda, et su sees on kogu aeg, seda küte on nagu mingisuguse maksimumi peal 24/7. Tuli on ainult üleval kogu aeg. Mingit puhkust ei ole, mingit rahu ei ole, seda romaandatust ei ole, mitte midagi, siis tuli nagu, seda oli nagu see mingi furnace põleb seal kogu aeg. Ma tahan korra lihtsalt vaadata, nagu, kuidas see sõnastus või mis see nagu... No, aga sööme suhkrut, ei ole üldse halb. Seal oli isegi pilt ilusasti juures, et see suhkur on täiesti okei ja umbes, et me ise anname sellele hinnangu ja siis me võime siis seda nii-öelda siis nautida ja tegelikult ei ole nagu sellest mitte mingisugust probleemi. Nii et iseenesest ma ütlen veel kord, et võiksime siiski mõelda, mida me kirjutame, eriti kui me jälgime kedagi. Ja, rohkem. Ma ütlesin, et ei taha teisi inimesi maha teha ja ma ei taha kedagi niimoodi kritiseerida, aga see on koht, kus ma tahan küll öelda, et seda artiklit jälgides, et kui keegi õigustab oma mingit sõltuvust. Lõpus on lause, luba endal elada, luba endal süüa ilma hirmuta. Jah. Aga ja mul üks tuttav hästi kirjutas, et kus see hirm on, et praegu käib pidev hirmutamine suhkru osas. Teadlikuks saamine on hirm.
saad aru, see võrdub, seal võrdub teadlikuks saamine, võrdub hirm. Ehk siis tal endal tekib hirm sees, kui ta kuuleb, et suhkur on halb, ta ise tahab seda edasi süüa, nii et ta kirjutab sinna välja poole endale õigustuse ja siis kõik noogutavad kaasa. Täpselt. Ja niimoodi on, eks. Sest terve elu kõik on ju söönud, kogu aeg on ju söödud. Mu vanaema ka sõi, kogu aeg on söötud ju, midagi ei juhtunud. Mu vanaema oli Alzheimer ka, lõpus pea ei töötanud. Täpselt, kõik surid vähki lõpuks. No umbes. Et selles mõttes praegu on küll nagu, praegu saab eriti oluline aeg olema see, et eraldage nagu terad sõkaldest. Et saage nagu aru, kes teid kuhu juhatab, kes viib teid põrgusse ja kes viib teid taevasse. See info üle küllus ja täpselt see nagu kriitiline mõtlemine, nagu sa enne ütlesid, mõelge oma peaga nagu, aga enamusel ei ole seda nagu info filtreerimise oskust vaata ka. Keegi küsis mu käest jälle, et aga lubatakse seda kvantumrahasüsteemi, seda Nessaaret ja Kessaaret. See on küll mõelge need peaga. See pidi juba ammu tulema ju. See pidi ammu, aga siis kõigile antakse pangakontodele miljonid ja mis edasi saab. Keegi midagi ei tee, kõik istuvad niimoodi sügavad kukalt edasi. Ja siis... Aga mis mõte siis elul üldse on, kui midagi looma ei pea, kui pingutama ei pea, mitte midagi tegema ja kõigil on pappi sitaks. Kes teeb? Robotid. Veel kord. Loogiline mõtlemine, kui aju on põletikus, siis loogiline mõtlemine ei tööta. Ja ma tahtsin sinna jõuda. Ehk siis suhkur on väga oluline teema. Töödeldud toit samamoodi. Kõik igasugused rasvased toidud, igasugused kemikaalidega toidud, no ühesõnaga, me ütleme siis niimoodi, kõik see, mida me tegelikult toiduks võib nimetada ei saagi enam, sest et poodides on ju lõputult asju, mida ma isegi ei tea. Ma arvan, et tegelikult iga inimene teab nagu, mida me siin all silmas peame, et mis asi on nagu päris toit ja mis asi on nagu see jamatoit, mis seda põletikku tekitab. Tead, ma usun, et on täiesti olemas inimesi, kes lähevad ostavad Selverist mingi salati ja ütlevad, et see on päris toit, usud? Harvad, ma ei tea, ma ei taha uskuda, aga kui me läheks, ma arvan, teeme mingi küsitluse, siis võib-olla üllataksid need vastused meid. Et inimene arvab, et see on päris toit, et ta läheb Selverisse, võtab salati, võtab mingid, ma ei tea, mingid muud asjad sealt ja ütleb, et see on päris toit, võtab selle võileva tordi sealt ja on jumala õnnelik. No. Et selles mõttes, et... Aga ta ongi seal, kus ta olema peab. Jällegi, et mis on päris toit? Peaksime selle juurde minema. Päris toit on puhas toit. Eriti oleks, kui ta on ise kodus tehtud, okei, restoranis ka, aga korra. Mõtleme sellisel kujul, mis sa nagu loodusest ka leiad. Jah, sellisel kujul. Just. Kõik, mis sa lähed õue ja saad sealt leida, võt see on päris toit. Ja siis sa saad nendest teha. Nii et, no selles mõttes, et salati saab ka, Selveri salat on ka nendest õues tehtud asjadest, aga lihtsalt vaadake üle, mis sinna lisatud, et ta säiliks ja kõik need asjad. Siis transrasvad, väga oluline, mis tekitavad kehas ju tohut põletikku, sest on lihtsalt selline mürk, et keha läheb nagu täielikult terrorisse. Ja tead, kui sa täna lõpetad näiteks rapsiõli tarbimise, siis sul läheb 7 aastat aega, et see sul kehast välja läheks. Nii et see veel lisaks võtab aega. Ja pange rapsiõli autosse, sõidab väga hästi, vaadates kütusindu praegu. Jah, kallad sinna sisse ja pole midagi. Ja gluteen, loomulikult, nisu on täna ju väga-väga põletikku tekitav. Et vanasti ta ilmselt ei olnud, täna on see lihtsalt nii ära mürgitatud, aga arvestada ka see, et mina ütlesin ju seda, et kui ma lõpetasin suhkrusöömise ja tulin selle jahu pealt maha, et see pea läks selgeks. Ja ma saan aru, miks pea läks selgeks, sellepärast, et pea tuli lihtsalt põletikust välja. Seal on veel nii palju muid asju, et ei ole ainult see gluteen, vaid ka see glüfosaat ja kõik need mürgid, millega seda vilja juba pritsitakse, et see algab nagu hoopis tagantpoolt, kui see sai, mis seal ahjus küpsetatakse. No Vene ajal oli ikkagi see pilt hoopis teistmoodi, et kõik ei olnud selline. Täpselt. Minu arust see ongi hästi ohtlik koht, kus nagu täpselt nagu toidu koha pealt inimesed ütlevad, aga alati on ju söödud. Me oleme kogu aeg, minu vanaema ja vanavaemaga sõi leiba, aga leib nagu mingi 200 aastat tagasi ja leib tänapäeval ei ole sama enam. Koostised on täiesti erinevad, on ja. Pluss need mullad, kus see vili juba kasvad, no ja, vilja kasvatamine, kõik on täiesti teist. Täpselt. Et selles mõttes ja lisaks on täna veel ju kõik geenimuundatud juba, täna on ju GMO, et ehk siis sul ei ole tegelikult, ja vili ka, sest sul ei ole tegelikult enam näiteks ma ütlesin inimestele, et hakake seemneid koguma. Ja siis ma hakkasin ise sellel hetkel mõtlema, aga meil on kõik GMO seemned. Kus sa saad päris? No, ma liitsin, saab. On olemas kohti, aga see on nii harv, ehk siis kui sa pead nüüd nii-öelda siit edasi minema, vaata. Ja et sul peavad aastateks asjad olema, et näiteks kui sa paned praegu porgandi maha, siis sa pead laskma õitsema minna, et sealt tuleksid lõpuks need seemned, siis ma arvan, et need, mis sa siit poest ostad, need porgandi seemned, sealt ei tule mingid seemned, seda porgandi saad sealt pärast, aga mingid seemned, sa sealt ei saa garanteerida seda. Ma arvan, et see on suuremas asjadega nii. Sellepärast on kõik asjad on ilma seemneta. Viinamari, arbuus. Kas sa oled näinud viimasel ajal viinamarju poes või? Nagu need ei ole enam normaalse suurusega, need on nagu...
ja mitte ühelgi pole seemnet, kui ma otsin viinamarju seemnetega, siis mina neid igal juhul enam kuskilt ei leia. Suvel arbuusid on ju seemneteta ja no õnneks neid ma ei osta kunagi. Aga no lihtsalt, et kõik asjad on tegelikult. Aga ühesõnaga veresuhkru ebastabiilsus ja veresuhkru pidev hüppamine paneb aju põletikku. Nii et kui kogu aeg süüa neid magusaid asju, kui süüa süsivesikuid pidevalt, ehk sellepärast on ajule vaja, et oleks siis need rasvad, oleks see tasakaal, et see energia erituks ühtlaselt, et see on nagu hästi oluline siin. Ja soolestikusele ka loomulikult ta mõjutab ju tegelikult ka soolestikku, et kui soolestikus on nüüd mikrobiom läheb näiteks paigast ära, see ju sul läheb siin ka kõik paigast ära. Läheb siit paigast ära, inimestel tekivad, on pidevad stressid, on need lekkiva soole sündroomid, igast asjad, et see on selles mõttes väga halb, et soolestik ja aju. Öeldakse, soolestik on su teine aju või? Ja mina isegi nimetan, meil on 3 aju, sest et peaaju, süda on ka aju ja siis, et sul on 3 aju, aga soolestiku ja aju vahel on otsene ühendus ja samamoodi ju vaagusnärv jookseb ülevalt välja. Nii et ei saa süüa halba toitu ja oodata, et sul pea on selge ja töötab hästi. Et mida sa siia paned, see siin ka toimub. Nii et mõelda selle peale, et see on hästi oluline. Nüüd pidev stressis olemine. Ehk kui mul on kogu aeg adrenaliin ja kortisool aktiivne, siis kehal ei ole, näiteks, ütleme, kui sa teed trenni, siis lõhud selle lihas ära, kortisool on üleval, aga pärast, kui sa lõdvestud ja puhkad, siis tuleb ju parandab selle ära, lihas kasvab, kõik on hästi. Aga ütleme, et sa teed kogu aeg trenni ja sa ei puhka mitte kunagi. Mis siis juhtub? On ribadeks. Sõna otses mõttes paranemise aega ei ole. Ja siin on samamoodi, kui mul on kogu aeg kortisool adrenaliin üleval, siis mitte mingisugust taastumise. No näiteks, et okei, ma olen aktiivne ja ma mõtlen ja ma teen mingeid asju ja siis mul on see aju on hästi aktiivne, aga nüüd mingi hetk ma pean minema vaikusesse, laskma ta rahus olla, puhata, isegi kogu aeg ei saa lugeda pidevalt või et sa oledki vaikuses, et sa magad pikemalt, et su silmad ei vaata kogu aeg midagi, et need hetked oleks, aga meil ju neid hetki täna praktiliselt inimestel enam ei ole. Ja nüüd siis lisaks, kui kogu aeg on see kortisooli tootmine, siis ühe hetkel sinu enda kehas tekib selle vastu allergia. Ehk keha ütleb, et kuule, sa ei saa selle kortisooli tootmisega mingi värgiga hakkama ja lõpuks ongi, sul tekib ajuudu, sul tekib väsimus, sul on kogu aeg kõik error, sest et kogu aeg toodab seda kortisooli, aga keha ütleb juba, et kuule, oota. Siis põled läbi. Ja siis tekib nagu, ühesõnaga saad aru, ühe gaas on peal ja siis keegi tõmbab samal ajal käsi pidurit. Mida sa teed tegelikult kogu meie süsteemiga? Hästi mõelda selle peale. Siis toksiinid. Rääksime siin sellest vaktsiinidest, et mida see siis tegelikult ajuga teeb, raskemetallid, mis sinna lähevad. Meid ülevalt pritsitakse kogu aeg raskemetallidega, me hingame neid sisse. See ajab täpselt samamoodi ajupõletikku. Siis igasugused keskkonnast tulenevad mürgid, siis mõtle kõiki asju, mida see pritsimisega. Mul on üks sõbranna, kes kogu aeg, kui tal nagu keha puhastab, siis kurat, jälle ülevalt on midagi pritsitud, ma tean. Aga ongi selles mõttes lihtsalt, et neid on ju nii palju erinevaid, et kui sa panedki läbi naha kõik pesuvahendid, on ju seebid, asjad. Aga nüüd mõelge otse, mis tuleb siia, on juuksevärvid. Mis paneb ajule täis paugu. Sa kujutad ette, kui mürgised on. Kas sa tead, kus need blondiini naljad tulevad või? Mõtle, kui mürgised on blondid juuksevärvid. Ja nüüd mõtle, kust need blondiini naljad tulevad. Need tulevadki sealt, et saad aru, et see on ülekantus tähenduses antud, et kui sa ennast blondeerid oma juukseid, sa oled loll valmis. Et sa lihtsalt hävitad oma aju täielikult ära. Et see, seda me teame ka, seda ju tehakse, need on nii mürgised, kõige mürgisemad, et seda põletab tegelikult juuksekarva. Need kujutad ette selle või peanaha kõik siia sisse. Ja täna ma kuulen nii paljudelt naistelt seda, et umbes, et vali oma need, et mida sa siis teed, et teadlikult, et mina ei taha hall olla, et ma ikkagi värvin neid juukseid. Aga see on jälle vabandus millelegi, sest et tegelikult ei ole see enda sees mingit kohta ära lahendanud. Mis need hallide juustega on? Ma ka aru ei saa. Saad aru, ma olin 16-aastane, kui ma photoshopisin endal piltid peale halle juukseid. Ma tahtsin päris elus endale halle juukseid, aga ema ei lubanud õnneks värvida. Ja mõtlen, kogu aeg ma mõtlen nagu ka, et kui ma nagu sinna maani on, et mu juuksed lähevad nagu halli värvi.
Jumal äge. mina ei saa ka aru. Ma ei saa aru, mis sellega Ma ka ei saa, ma kogu aeg olen mõelnud nagu, mis värk on. Kui naine, kui ta saad teadlik naine, kui sa annad endale aru, et see on ju jälle Matrixi programm, järjekordselt. Tegelikult neid ei pea üldse halliks minemagi, on ju. Jah, tegelikult ei tea mina, no ma olen 46, palun, mul on oma värv, ma ei värvi mitte midagi, vaata mind. No ja mul on üksikud hallid juuksed, mul ei ole sellest mitte midagi, nagu täiesti ükskõik, isegi kui ma oleks üleni hall, väga äge. Mul on nii palju tuttavaid naisi, kes on hallid ja kes on väga ilusad. Ehk siis, ehk tegelikult on enda sees jälle mingi koht, mis on ära lahendamata, mingi koht, mida ma ei taha vastu võtta, mingi sõltuvus, millest ma loobuda ei taha. Ja siis ma ütlen, et kuule, see on okei. Aga kui me tegelikult reaalselt hakka mõtlema, mida, mis juuksevärvid on ja siis veel sa paned selle pähe selle juuksevärvi, siis see on su seal peas, nahkaga räägid sügelema ja alati vaata ka veel. Ja siis sa pesed selle kraanikau siis maha ja see kõik läheb põhjavee sisse. Läbi maa sisse, kuhu ta läheb siis? Et mõtle topelt, mida see nagu teeb. Nii et ühesõnaga see... Ma juuksevärv on veel väga väike asi, mis meil seal põhjavette nagu läheb, et ma ei taha hakata mõtlemagi selle peale, mis kõik sinna läheb. Aga juuksevärv on tegelikult suur asi. Mõtle, kui palju naisi. No tegelikult jah. Kujuta ette, kui palju on täna üldse ilutööstus. No kogu ilutööstus on tegelikult katastroofilise mõjuga maale. No ilutööstus õnneks kaob kõik ära. Mida sa selle ilutööstusega teed seal, ma ei tea, kui Matrixit ei ole, ilutööstus läheb kõik. Et selles mõttes ma just mõtlesin selle peale, mul on nii hea meel, et see nagu ära kaob, et andku minna. Siis jah, väga oluline on õppida elama nii, et sa oskad ilus olla läbi looduse. Et see kõik on võimalik tegelikult. Ma ka seda näiteks oma webinarid olen jaganud, kuidas ja mida mingeid asju nagu teha. Siis uni. No see on, ütleme siis selle ajupõletiku juures vist nagu üks kõige suuremaid tegijaid üldse. Ja siin ongi oluline, et miks ei tohi õhtul vaata näiteks väga hilja ekraani vaadata, et 7-8 võiks tegelikult ekraani ära panna. Ma tegin üks päev 36 tundi täielikku digipaastu. See oli nagu paradiis, nagu päriselt, lihtsalt täis paradiis. Ma käisin reisil nädal aega ja hotellis ei olnud head internetti. Saad aru, kui hea oli või? Megarahu tuleb sisse, eks? Ma tundsin ka, et ma ei taht seda telefoni üldse sisse lülitada nagu reaalselt. Ma ei taht, ma pidin, sest mul oli tööasja vaja teha. Ja mõtlesin, et issand, kui ma saaks ta lihtsalt ära visata. No samamoodi see reaalsuses, jutumärkides praegusesse reaalsuses tagasi tulek oli siuke, et kas ma pean? Just. Ma ei taha. Ja, et kui kergeks tegelikult võtta, mida ma soovitan ka inimestele, hakake seda digipaasta tegema, kas või aeg-ajalt võtkama, tehke nädalavahetus, tehke üks päev, mis iganes. Aga tehke, sest et see on nagu massiivne siin juures. Ja uni on selline aeg, kus tegelikult aju peaks ennast puhastama. Taastub, puhastab, puhkab, et ta oleks siis järgmiseks päevaks valmis. Aga kui me vaatame õhtul näiteks hästi hilja ekraane veel, kui me, ma ei tea, sööme eile õhtul nii, et keha on veel töös ja aktiivne, võib-olla sa sööd mingit jama veel, keha on põletikus, keha ongi kogu aeg põletikus, aju on põletikus, siis sa... oled, ütleme, et sul on see näiteks hirmukeskus öös on niimoodi aktiivne, sa ei maga tegelikult korralikult. Näiteks kui näha väga palju intensiivseid unenägusid ja vaata hästi siuksed palju, kus on tegevused ja kõik asjad, see tõused hommikul üles ei ole välja puhanud, siis see on ka tegelikult märk sellest, et aju on põletikus, aju on pinges, hirmukeskus ei lülitu välja öösel ja sellest see tuleneb ka. Ma olen iga päev nagu 3-4 unenägu, aga ma olen väga puhanud iga hommik. Ei, kui sul ei ole, mõtlemata osadel on sellised hirmu ja õuduka, ja kogu aeg on mingi võitlus. Mida toimub. Mina sain ühel hetkel aru, ma olin mingi hetk siin vahepeal ka üle väsinud, siis ma sain aru, iga öö hakkasid sellised unenäod, ütleme sõna aju, oota ja siis tegin midagi ümber. Nii et seda tuleb nagu vaadata. Ja pidev stimulatsioon ongi just, et seda mõeldagi, et me kogu aeg oleme ühenduses, me kogu aeg midagi vaatame, me oleme kogu aeg kätte saadavad. Meil on 24/7, kus me peame haldama 1000 asja, kogu aeg läbi mõtlema nüüd, kuidas jääda ellu, kuidas teha seda, kuidas sellele lapsele järgi minna, millal poodi. Ühesõnaga, plahvatus. Ma olen vahest ka mõelnud selle peale, just ütlesid, vaata, me oleme 24/7 kätte saadavad. Kui sa kirjutad kellelegi, sa ei ootad, et ta ju nägi, tal on telefon käest, ta kohe vastab mulle. Ma mõtlen mingi, ma ei tea mis, mitte päris 10, aga 15 aastat tagasi. Me läksime arvutisse, see oli nagu internet oli koht, kuhu sa läksid, nagu tšau, mis teed? Ja siis, kui sa lõpetasid vestluse, okei, ma nüüd lähen, tšau. Ja siis sa ei suhelnud temaga enam, kui sa nagu arvutist eemal olid, on ju. Nagu väga jõhker mõelda. Microsoft Messenger.
ma mäletan seda. Aga no selles mõttes, et aga no mingi aeg ei olnud üldse sellist asja, olid üldse nagu lauatelefonid või ei olnud neidki, kellelegi ukse taha koputasid, aga sa ei olnud sealt kogu aeg kõigile kätte saada. Ehk siis sinu maailma ei saanud kogu aeg keegi sisse sõita. Praegu sul on see telefon, e-mailid, kõik asjad, küll ma ei tea, sõidab sisse see ja teine, küll kirjutab kellelegi kohtutäitur, küll kirjutab pank, küll kirjutab maksuamet, ma ei tea, politseist tuleb trahv, sa oled kogu aeg nagu available. Ehk su närvisüsteem, millega aju on tugevalt seotud, on kogu aeg nagu kõigile siis. Mis hästi oluline praegu ongi siin teema juures see nagu enda energia kaitsmine või nagu, et sa oskad oma energiat tagasi korjata ja et see ei ole igal pool laiali täpselt. Ja, piirid seada, hästi tugevad piirid seada. Mina võtsin ka telefonil maha kõik notificationid, et ma vaatan siis, kui ma vaatan, siis kui mul aega on. Õpetasin ennast sellega, et ma vastan siis, kui mul aega on. No ja nii edasi vaikselt vaata, et nii lihtsalt peab olema. Ja ma soovitan ka need teavitused maha võtta. Ja, see mõjub väga hästi. Ja. Nii, siis järgmine asi on see, et aga siin ka see stimulatsiooni juures just see, vaata, et on pidev see dopamiini üleküllus, kogu aeg see stimulatsioon. Et aju ei saa sõna otseses mõttes nagu maha tulla, aga rahune sa kogu aeg, see nagu et see on nagu mingi prostituut, kelle sa võtad ja kogu aeg lased järjest, et ära ei lõpeta. Ma imestan, kuidas meie 1,5 tunnisid podcast'e nagu jõutakse ära kuulata. Aga kuulavad, ei tea, kui siis meeldib. Äkki teevad pausidega, kuulavad 2 minutit, siis lähevad scrollivad natuke, siis kuulavad jälle. Ei, ma loodan, et siiski mitte, me oleme põnevamad. Nii et jaa, et see on selline, see on siuke iseenda hooramine ongi, oma aju hooramine ja ma ise märkan ka vahest seda, et ma olen väsinud, siis ma võtan võib-olla hakka midagi vaatama, siis ma vaatama, siis ma küsin isegi endast, et aga miks sa seda praegu teed, pane kinni, mine magama. Ja siis pead ise endaga neid vestlused maha. Et see on kuidagi nii harjumuspärane mitte sellest stimulatsioonist maha tulla ja tegelikult, mida ma näen ka, mida mul üks klient ütles, et oligi, et ma ei taha magama minna või ma kardan magama minna, seepärast, et tegelikult on nagu kogu elu ja iseenda kõige kohalt siuke suur ärevus sees. Ja siis sa ei taha minna vaata sellesse vaikusesse magama, sa lükkad nagu kogu aeg edasi seda. Ja see ongi see, et seal vaikuses tulevad need mõtted ja need tunded ja mis iganes. Et sellega nagu kohale tulla. Et see oleks nagu... Ja hästi paljud ju jäävad magama, nii et mingi muusika mängib või telekas mängib nagu... Ja müra on kogu aeg, taustamüra on, et see taustamüra on ka hästi, sellest ma ütlen, mina autos väga harva kuulan muusikat või väga harva üldse kuulan midagi, et rohkem olen vaikuses. Ja viimasel ajal, kuna endal, ma ütlesin ka, et minu pea ju kogu aeg plahvatab, mul kogu aeg jookseb mingisugune info seal. Et ma üldse proovin teisi mitte vaadata, et üksikud korrad, kui ma selle Facebooki lahti teen ja siis loen sealt mingid rumalusi. Ma enam väga ei tee lahti. Loen sealt mingid rumalusi. Ja tegelikult ma teen lahti oma töö pärast, et ma nüüd oma asja vaja vaadata. Aga siis ongi, et seada need piirid, tulla sinna vaikusesse ja hakata nagu, sa peadki oma aju kaitsema. Teed see sõna otseses mõttes, et ma kaitsen oma aju, et see on nagu minu kõige suurem väärtus. Ja kui ma tahan olla, ma ei tea, Einstein, et siis ma pean mõistma ja aru saama, kuidas see aju sellisel viisil tööle panna, et ta niimoodi tööle hakkaks, aga ta hakkab tegelikult. Siis mida ma viimasel ajal väga palju veel inimeste peal näen, mina kutsun seda keemiliseks hirmuks, et inimesel on tegelikult nii suur mineraalainete puudus kehas, täielikus kriisis, sest toit on nii nagu ta on. Ja selleks, et ajupõletikust välja tuua, oleks vaja endale teha väga korralik nagu mineraalide kuur, isegi võib-olla nagu pikemat aega järjest. Esimene asi alati magneesium, sellepärast, et magneesium toob selle lõõgastuse närvisüsteemile ja kõigele. Sinna juurde kaalium, raudselt, see aitab ka siis rakkus hoida selle magneesiumi ja selle kaltsiumi tasakaalu ja kõik sellised asjad, et kaalium on ka hästi tähtis ja toob ka rohkem rahu sisse. Omega-3 rasvhapped, head kvaliteetsed omega-3 rasvhapped, D-K-vitamiin, siis B12 vitamiin, kõik on seotud tegelikult rahu, maanduse ja tasakaaluga. Mina võtan neid kontama asju, siis ma võtan veel seda 12 mineraalisegu ka juurde. Aga et sa tead, et su kehas mineraalainete tasand on korras, sest kui sa oled iga päev võitlev põgenes, sa totaalselt üle kurnatud, siis sul ongi keemiline hirm. Sul ei ole võib-olla otseselt, ma näen inimestel on elud jumala korra, on inimesi, kel midagi ei ole tegelikult, aga nad on sisemises kriisis.
sellepärast nad on kas suures stressis, pinges oma sees millestki või ei toitu korralikult, mis iganes põhjused on ju. Ma soovitan teha vaata vitamiinide, mineraalide testiga, et sa näeks nagu vaata, mida sul seal on vähem, mis sul on paigas, aga need tänapäeva normid on ka ju tegelikult allapoole toodud. Just. Ja, et D-vitamiin on vist 50. Tegelikult ei lase alla 150 vist. Merle ütles, et tema ei lase alla 150. Et selles mõttes peab väga hoolikalt vaatama, et sa pead teadma õigeid norme. See on oluline. Aga kui meil on nüüd aju on põletikus, siis meil on ajuudu, keskendumisraskused, mäluprobleemid, mõtlemine on aeglane, juhe jookseb kokku, nii-öelda. Ärevus, tuju kõigub, inimestel võib depressiivsus olla, üli see reaktiivsus, et ma reageerin igasuguste asjade peale. Kehaliselt, väsimus, isegi kui sa oled maganud, peavalud, pinged igal pool, seedimisprobleemid, rääkisime sellest, eks ju. Et kõik on sellises täiesti nagu ebastabiilses olekus. Et täna ongi see, ja siis üks teema, mis ma tahan siis siia juurde veel tuua. Nüüd kujuta ette, mida teeb meie ajuga tänane koolisüsteem? Kas sa kujutad seda ette? Iga päev 8 tundi, 6 tundi, 7 tundi, ma ei tea, mis see aeg seal on. Inimene peab istuma. Iga tund on esiteks uus aine, võib-olla vahel on 2 ainet järjest 2 tundi. Igas tunnis peaaegu võetakse jälle uus osa, jälle uus materjal. Mitte, et sa saad rahulikult süveneda, selgeks teha, liigud aeglaselt edasi kogu aeg. Iga päev on kontrolltöö. Siis vähe sellest kõigest, mis seal koolis toimub, siis lapsed on pöörased. Müra on, ma ei tea, 1000 detsibelli seal koolis. No ma ütlen, ma olen käinud paar korda seal koolis, sest ma lähen hullun seal sekundiga. Ma ei suuda vastu pidada, sest nagu vahed midagi on, ma tahaks lihtsalt joosta välja sealt. Ja kõik karjuvad, kõik istuvad telefonis. See, mis seal toimub, see on täiesti ebanormaalne. Et tegelikult meie ajule, see koolisüsteem ja meie laste ajudele, kui me räägime nüüd, et miks neil on ATH ja miks neil on käitumishäired ja miks neil on jumal teab mis või depressioon või midagi muud veel, siis ma võin öelda, kust otsida seda põhjust, kuhu poole võiks vaadata. Aga mida võiks teha, et võiks tõesti minna magama, nüüd võib natuke hiljem võib magama, aga 10 ajal tegelikult võiks magama minna. Suvel küll käia hästi palju päikese järgi, päikeserütmis talvel ikkagi parem. Aga magama minna mingisuguse hiljemalt 10 paiku ja olla nii palju kui võimalik tõesti varakult õhtul ilma ekraanita ja hommikul samamoodi hästi pikalt olla ilma ekraanita, et paned see tõesti sisse, kus on päriselt vaja ja siis ka istu seal nii-öelda tunde. Ja mineraalid peale, et saaks siis seal närvisüsteemi tasakaalu, on ju kaaliumiga need rakud tasakaalu. Paneme kõigepealt õiget toit. Ja sealt saad oma põhiasjad ja siis, kui sul midagi täiesti puudu jääb, siis hakkad juurde võtma. No jah, toitumises peaks olla aju jaoks ongi vaja, et sul oleks korralikult valgud, et sul oleks õiged rasvad, et sa võtaksid maha siis süsivesikuid, et sul oleks probiootikumid, et sul oleks ikkagi kiudaineid ka. Lihtsalt, et see on seedimise jaoks oluline, aga kui su soolestik on põletikus, siis aju on põletikus, see on nagu täiesti selge. Et kui seedimisega on mingi error ja siin mingid asjad ja kõhu peale koguneb rasv ja kõik edasi, siis sa võid juba aru saada, et siin on ka. Ja mina teen inimestega igasugust erinevat tööd ja ma näen, et mõnel, kui sul on ikka keha väga erroris, ega siit teile, lihtsalt teile, mitte midagi teha pole. Et sa pead enne keha, seepärast on see, et mina üritan alati teraapias alustada inimesega kehast. Toome keha kõigepealt heasse kohta ja kui keha on heas kohas, kui toitumine heas kohas, kõik asjad on muutunud, siis me saame alles teistele tasanditel ligi saada, siis need alles hakkavad avanema. Aga enne seda ei avane. Ja siis samamoodi, et kui alustada seda vaikuses olemist päevas, kas või 5 minutit, kas või hakka mediteerima, kui sa tõesti muidu ei soovi, kas või istu autos, ma ei tea, kui sa koju tuled töölt või mis iganes, aga lihtsalt ole vaikuses ja proovi, et see mis seal peas käib, et kas sa seda ikkagi ka maasad, mitte et sa istud ja siis ketrad seal 5 minutit, aga sa õpid vaikselt oma aju ütlema, et kuule, chill. Mõtle, kui hirmus. Hakkab palju avariisid tulema ja enam sõidavad kraavi. Ei, ma ei mõtle, et ta sõidu ajal teeb seda autos, ma mõtlen seda, et ta teeb seda, kui ta tööd koju. Istub maja ees 5 minutit vaikuses või hommikul lähed enne tähed tööle minekut, ole vaikuses, aga tekita mulle vaikuse pausa. Nii et
kui te ei ole ammu vaikuses olnud, siis sõidu ajal ärge katsetage igaks juhuks. Ei, sõidu ajal võite küll vaikuses olla, pange raadio kinni. Ärge kuulake mingit podcasti. Ärge kuulake meid. No seal see müra selles ots ikka on. Jaa, aga ärge kuulake meid. Nii et võtke selles mõttes nagu rahulikult. Ja igal juhul on see, et ekraani aja vähendamine peab olema. Et kui inimesel on veel, ütleme, aju näiteks väga sügavas põletikus, ütleme, kogu see süsteem on suures kriisis, siis tegelikult inimene peakski tegema mingisuguse suurema paastu kõigest, tulema täiesti vaikusesse, toidud ära muutma, ekraanid maha võtma ja nii edasi ja siis vähehaaval õppima tasakaalukalt mingeid asju tagasi panema ja jälgima kogu aeg oma enesetunnet. Kuidas ma ennast tunnen? Kas ma nüüd tunnen hästi? Tuleb hakata keha kuulama. Jaa, põhimõtteliselt küll, no seda inimesed ei julge isegi kehasse maanduda. See, et nad üldse hakkaksid tunnetama, mis siin kehas toimub, see ongi ju see, et kõik on siin. Mul on kirjutatud väga palju ja ma olen kogu aeg öelnud seda, et hakkake oma keha kuulama, et keha räägib meiega kogu aeg on ju. Ja siis küsida, kuidas ma hakkan keha kuulama? Seal on kõigepealt vaja ennast korda ja puhtaks teha, et sa üldse kuuleksid. Täpselt kogu aeg on mingi müra ülev, täpselt mingid terviseprobleemid. Keha kogu aeg karjub. Sa ei pane tähelegi. Sul on puhitused peale igat toidukorda. Sa ei pane tähelegi, normaalne. Sul seede probleemid iga päev, see on normaalne. Keha kogu aeg karjub, aga sa ei pane tähele enam neid asju. Ei no siis lähed ju selles mõttes arsti juurde, siis võetakse pill, surutakse sümptom alla ja siis läheb veel hullemaks, sest et see probleem süveneb, sa isegi ei tunne enam seda sümptomit, mis keha ütleb sulle, et mul on halb, et ka tegelikult ju ajuudu või raskus silmades või nägemise halvenemine, mis iganes, on ju sõnum meile, et kuule, midagi on valesti. Kogu süsteem kogu aeg räägib. Nii et selles mõttes on see ikkagi nagu väga-väga-väga tähtis. Nii et jaa, et kui me oleme ikkagi kogu aeg täielikus ülestimulatsioonis, igas mõttes, igas võtmes on ju, et see on ikkagi nagu väga hapu nii öelda. Ja nüüd mõtleme seda, et mis ajad meid on ees ootamas. Ja kui palju hakkab väljapoolt tuleb igastuks seda infot ja seda infot ja seda infot. Ja ma olen juba inimestele öelnud, et pange kinni need uudised. Ära järgi seda hirmuudist. Kui sa lähed välja, sa näed nii kui bensuint tõusnud. Ega selles mõttes. Ja kui mingisugused piirangud tulevad, energy lockdown, see energiapiirangud, küll sa siis seda ka kuuled. Aga nüüd on järgmine mingi droonide teema, on ju, ta seda hommikul lööstad telefoni sisse mingi mis asja, mul täitsa ükskõik, on ju. Keegi hull mingeid sõnumeid saatnud sinna. Keegi hull, jah, ma ütlesin Ando Tõnumaa. Sa ei vastanud neile, et mine perse. Jaa. Et sellel ei ole ka mingit mõtet, sellepärast, et ega nad seda sõnumit sul kätte ei saa, eks ole. Aga lihtsalt, et see on jälle see hea näide sellest, kuidas igast nurgast vaata kogu aeg tuleb midagi sisse. Ja närvisüsteem ja aju on juba nii suure stressis, et sealt selle pealt maha tulla. See on alguses äärmiselt ebamugav. Et sa natukene korrakski saad seal vaikuses olla. Või sa saad olla korraks maha rahuneda või sa julged selle telefoni korraks käest ära panna ja tunned, et ma jään ellu. Et ma sain tervet 36 tundi hakkama ilma nii, et ma seda telefoni isegi mitte ei tahtnud vaadata. Ja siis, kui tuleb ikka peasse mõtet, aga ma ei tea, mul on mingid mis iganes asja sealt telefonist vaja, ma ütlesin, et ei lihtsalt ei võta, paned ära ja that's it. Ja niimoodi saab tegelikult nagu minna ja see kvalitatiivne muutus. Tegelikult ütleme nii, et kui sa hakkad neid asju tegema, siis ikkagi läheb aega. Mingi nädal läheb raudselt aega. Ütleme võib-olla 3-4 päevaga, näiteks kui ma suhkrust loovusin ja jaus, siis ma tundsin mingi 3-4 päevaga, et see muutus tekkis. Aga üldiselt, et sealt ikkagi maha tulla, see võtab aega. See ei ole niimoodi, et tegin 2 päeva ja ma ei saa midagi aru, vahet pole. Mingi 6 aega läheb sul raudselt, et hakkab nagu, et sa saad aru, et jaa, nüüd on päriselt teistmoodi. Et seda on küll, et pea on selge ja mul on jälle hea olla. Ja siis sa vaata harjud sellega ka ära tegelikult. Sa harjud ära ja siis kui see üks hetk tuleb see nagu, kuidas ma ütlen, flashback, et sul meenub, mis tunne see nagu varem oli või mis tunne nendel inimestel on, kes iga päev mingit jama söövad, on ju. Sa naljalt ei taha rohkem neid asju. Mõtle seda hommikut, kui sa tõused üles pohmelliga. Suhkrupohmell. Mõtle see suhkrupohmell. Ja nüüd ma olen hakanud lõpuks sellest ka aru saama, et ma usun, et sa oled ka kindlasti kunagi käinud väljas ja oled käinud väljas ka kindlasti kaine peaga. Ja siis hommikul tulnud koju ja ma olen, et kurat, miks mul on nagu pohmell, et ma ei ole joonud? Oled seda tunnet? No mul on tavaliselt see siis, kui ma lähen nagu valel ajal magama.
vot. see on siis, kui ma lähen öösel kell 3-4 magama ja siis ma ärkan, ma olen nagu hõre, nagu jumala kaine, ma ei joo niimoodi alkoholi. Just. Ja vot sellest ma sain ka aru, isegi kui vanasti sai ööklubides käidutud, sa oled kaine, ja sa ei suitseta, eks ole. Aga sa oled esiteks seal seltskonnas, sa oled kaua üleval, teised suitsetavad, sa hingad seda sisse ja sinu aju saab jälle mürgitatud. Nii et ja nüüd ütlengi, nüüd kujuta ette seda joodikut või kujuta ette seda inimest, kes suitsetab, kes tõseb iga päev üles. Ma ei mõelnud vaata selle, et vaata, kus keskkonnas sa oled, mis inimestega sa koos oled, mõtle, kui palju parasiit asju vaata seal liikleb, tuledki koju saada endal kellegi kaela, sellepärast tunnedki ennast hommikul niimoodi. Ja et aga see oli alates, mina ka alati imestasin või siis ongi see, et sa sööd näiteks üle. Näiteks sööd liiga hilja, mis iganes, lähed välja, mingid õhtusöögid, asjad on ju. Istud hommikul üles, et mul täispohmell, tegelikult keha on täielikus põletikus, see tuli tuleb ju ka üles sellepärast, et ta peab seda kõik ära seedima. Et kogu see maatriks on selle tuleenergia peale üles ehitatud. Kõik on see tuli, kogu aeg lahmab igast otsast, sõda siin, see seal, et kogu aeg on tuli. Aga nüüd meie ülesanne ongi see, et me ei saa sealt kust iganes, kuhu iganes me nüüd liigume uude ajastusse, päikese väravasse, et sellised tulega me läbi ei saa. Ehk et suruge tuli alla. Ja maandage ta ära või tähendab tasakaalustage ta ära, et sa pead selle vee, nii-öelda selle see ongi see, et sa pead selle naisenergia vastu tooma. Ja see naisenergia ongi see, et ma puhkan, ma olen vaikuses, ma lõõgastun, ma lõdvestun. Ehk see enese armastus ja enda eest hoolitsemine, millest me tegelikult siin oleme rääkinud ka, sa toodki selle tasakaaluks vastu ja nüüd hakkadki otsima, see on see, mis see päiksevära võti on, see on tasakaalumärk, et läbi saad siis, kui sa oled tasakaalus ja kui su sees on väike tasakaalutus, siis on natuke ebamugav. Kui su sees on natuke suurem tasakaalutus, on näitsa rohkem ebamugav. Aga kui sa oled täielikus tasakaalutus, siis lihtsalt läbi ei lähe, sest et käib plõks. See on see mõte, on ju? Et see on huvitav, oli kunagi ühel kohtumisel, kus oli siis ma nime ei nimeta, inimesed teavad küll, kes on, aga tema ütles, et ta oli näinud lausa sellist nägemust, kuidas kõik inimesed on nagu, te olete kõik siin umbes ühes ruumis või mis iganes, igaüks on omas kohas, ja siis tuleb järsku siuke valguslaine üle ja suurem osa selle valguslainega on läinud kõik. See võis olla nagu ülekantud tähendus, et see on see protsess, mis toimub ja see valguslaine käib üle ja siis, kui ta ühel hetkel on ära käinud, siis sa vaatadki, et okei, pooled on läinud. Aga see võib ka nii olla, et see võib olla väga intensiivne nagu, see olla, et see spetsiifiline koht, kus siis läbi minnakse sellest väravast. Ma ei tea seda praegu, võib-olla mul raamatu kirjutamise ajal mul tuleb nii palju kogu uut infot peale. Võib-olla ma saan sellega kätte, aga ma pidem näen nagu see, et siuke rahulikult siuke üleminek ja siis võib-olla tõesti ühel hetkel läheb nagu mingiks intensiivsemaks. Aga selge on see, et see ettevalmistus hakkab just praegu ja selle põletikus ajuga sa sealt läbi ei lähe, see on nagu täiesti selge. Et siis see plahvatab sul peas. Nii et tehke oma ajud korda. Kui need juba ära pole loputatud. Nüüd tuleb aju ära loputada veega mürkidest ja ongi vahel kustutage tuli ära ja loputage ise oma ajud ära teistpidi ja et selles mõttes see aeg, kus me nüüd minemas oleme, mida rohkem sinu sees on rahu, mida rohkem sinu sees on tasakaalu, mida rohkem on sinu sees siis seda hoitust, seda nagu parem on ja ma panen nüüd siis 3. raamatu eelmüüki, kuna ma kõik ostma kirjutan, sest on juba päris palju on valmis, ikka mitukümmend lehekülge on juba olemas, siis aprillikuuga ma kirjutan ta valmis, ma kirjutan alati 6 aega raamatu valmis, mul on oma süsteem ja siis kes aprillis tellib, saab soodushinnaga ja saab audioraamatu kaasa tasuta. Ja saab audioraamatut hakata juba ju siis kuulama, kui teine raamat alles trükki, kui see raamat tähendab alles trükis on, sest raamatu ma saan valmis, siis ta läheb küljendusse, läheb trükki, aga audioraamatut ma saan siis juba sisse lugeda. Ma jätan teise raamatuga, ma ei taha kuulata, ma tahan füüsiliselt ise lugeda. Ja, aga jaa, ma arvan, et 3. raamat kindlasti tuleb kõige parem, on ise nii palju kasvanud ja arenenud ja kõik ja ta tuleb hästi informatiivne. Et väga põhjalik, nii et kes on 3. raamatut oodanud, siis saate
saate seda tellida, me paneme siis siia podcast'i alla selle info ülesse ka. Ja mai lõpus on plaanis teha üks kogukondade loomise päev, et hakata inimesi kokku kutsuma ja tõenäoliselt see peab olema seal kuskil 23-24 mai. Et kellel on huvi, saab mulle märku anda või jälgida siis et infot, ma panen selle ülesse kuskil kõik Harjumaal. on kodulehel sul olemas ka. Ma arvan, et me paneme Facebooki ka igale poole, et tõenäoliselt teeme seda siis kuskil Harjumaal, aga ma usun, et inimestel on aeg hakata kokku tulema, kogukondadesse kogunema, kes siin juba ostab maad, kes ehitab igasuguseid asju, et väga palju põnevaid projekte on toimumas, et me võiksime omavahel kokku tulla ja saaksimegi hakata jagama, näeksime, kellel mis anded on, kes mida saab teha ja tegema hakata, et ajad on muutumas, maailm on muutumas ja ka meil on aeg selle muutusega kaasa minna. Lõpuks. Jee! Ja lõpuks. Nii et ajud kordaja. Ajud ära loputada. Ja kohtume järgmine episood. Kunagi mais. Tšau! Hei!